Kas võib olla, et me oleme langemas mingis täiesti uude totalitarismi vormi, mida toidavad tehnoloogia ja sotsiaalmeedia? Ja kas meie ajud on kuidagi kaaperdatud, et panna meid armastama oma enda orjust? Sukeldume kohe teemasse ja vaatame, mida kaks kuulsat düstoopilist romaani ja üks tänapäeva mõtleja meile tegelikult meie oleviku kohta räägivad. Alustamegi sellest Aldous Huxley päris võimsast ja ütleme ausalt ka üsna rahutuks tegevast tsitaadist. See on mõte, mis kummitab läbi kogu meie tänase analüüsi. Idee, et me ei pruugi oma vabadusest loobuda mitte jõu, vaid hoopis naudingu kaudu. Ja see toobki meid otse tänapäeva. Politoloog Asma Mehalla esitab ühe päris provokatiivse teesi. Me ei liigu düstoopia suunas, vaid me elame selles juba praegu. Ta nimetab seda kognitiivseks impeeriumiks. Mõtle sellele, see on täiesti uus süsteem, mis ei sihi enam ainult meie kehasid, vaid otse meie mõistust. Okei, aga kuidas me siia punkti üldse jõudsime? Et Mahla argumentu paremini lahti mõtestada, peame korraks vaatama tagasi kahele täiesti klassikalisele, aga samas omavahel justkui võistlevale tulevikuvisioonile, mis on meie arusaama kontrollist väga tugevalt kujundanud. Nii et vaata, meil on laual kaks täiesti erinevat mudelit, kuidas kontrolli saavutada. Ühel pool on Orwelli brutaalne maailm, mis toetub nii-öelda kõvale jõule, valule ja hirmule. Ja teisel pool Huxley oma, mis kasutab palju peenemat, pehmet jõudu, naudingut ja pidevat meelelahutust. Üks sunnib sind kuuletuma, teine aga paneb sind seda ise tahtma. Päris suur vahe, eks? Orwelli maailmas on ju kontroll täiesti halastamatu ja avalik. Partei, suur vend, jälgib iga su sammu. Nad kirjutavad mineviku ümber just nii, nagu neile parasjagu sobib. Isegi keel ise on muututud relvaks, mis teeb mässumeelsed mõtted sõna otseses mõttes mõeldamatuks. See on puhas kontroll, toore jõu ja psühholoogilise manipulatsiooni kaudu. Huxley visioonis on pilt aga hoopis teine. Seal pole vaja mingit politseiriiki, sest inimesed on lihtsalt liiga õivatud. Nad on uppunud meelelahutusse ja tarbivad soomanimelist uimastit, et reaalsusest põgeneda. Nad isegi ei märka, et on oma vabaduse kaotanud. Neid on ju maast madalast kasvatatud oma rolli ühiskonnas armastama. Ja see toobki meid tagasi Asma Mehalla juurde. Tema põhiargument ongi see, et need kaks visiooni, Orwelli oma ja Huxley oma, ei ole enam eraldiseisvad. Ei, vastupidi, meie tänapäeva maailmas on need kaks kokku sulanud ja moodustanud midagi täiesti uut ja ausalt öeldes veelgi võimsamat. Mehalla kutsub seda kahepealiseks leviataaniks. Mõtle sellest kui hübriidkoletisest. See ühendab endas riigi orwelliliku kontrollivõime ja suurte tehnoloogiafirmade huxleyliku oskuse meie tähelepanu kaaperdada. See ongi riigivõimu ja korporatiivse võimu ohtlik liit. Ja sellel leviatanil on siis kaks pead. Esimene pea on see, mida võiks nimetada suureks riigiks, mis kasutab just orwellikke taktikaid. Mõtle näiteks Trumpi aegsele vainlase kuju loomisele ja pidevale psühholoogilisele survele. Ja teine pea on suur tehnoloogia, eesotsas nimedega nagu Musk ja Zuckerberg, kes kasutavad just huxleylikke meetodeid, et hoida meid luputus meelelahutuse ja kerimise tsüklis. Okei, aga lähme nüüd veelgi sügavamale. Kuidas see süsteem siis päriselt töötab? Milliseid konkreetseid tööriistu see uus hübriidvõim kasutab, et meid kontrolli all hoida? Mehalla toob välja 3 väga konkreetset psühholoogilist taktikat, mida näiteks poliitikud kasutavad. Esiteks, kognitiivne küllatus. See on see pidev info üleküllus, mis lihtsalt hagustab tõe ja vale piiri. Sa ei tea enam, mida uskuda. Teiseks, see klassikaline orwellilik topeltmõtlemine, nagu näiteks loosung "Sõda on rahu". Ja kolmandaks, topeltside. See on olukord, kus sulle antakse justkui valik, aga tegelikult on iga valik sulle kahjulik. Sa oled lüksus. Aga need psühholoogilised nipid ei toimiks ilma tehnoloogilise vundamendita ja Mehalla sõnul ongi olemas 3 niinimetatud totaalset tehnoloogiat, mis on selle uue kontrolliformi selgrooks. Mis need siis on? Esiteks, meie nutitelefoonid, mis haaravad kogu meie tähelepanu ja loovad täiesti suletud digitaalse universumi, kus polegi justkui väljapääsu. Teiseks, generatiivne tehisintellekt, mis hakkab lühistama meie kriitilist mõtlemist, pakkudes meile vastused juba enne, kui me oleme jõudnud küsimustki esitada. Ja kolmandaks, biomeetria, mis ählardab hõivata meie kõige isiklikuma olemuse, meie näo, meie andmed. See kõik kõlab nüüd päris süngelt, ma tean, aga Mehalla sõnul pole olukord sugugi lootusetu. Nii et kõige olulisem küsimus, mida me saame ise teha, et sellele süsteemile vastu hakata ja oma vaimset vabadust tagasi võita?
kõige tähtsam on meeles pidada, et me ei ole jõuetud. See kõik ei ole mingi paratamatus. Meil on endiselt võim tegutseda. Me ei pea olema nende jõudude passiivsed ohvrid. Malla pakub välja mõned väga konkreetsed sammud. Kõigepealt õpi ütlema ei, lihtsalt keeldu. Olen nördinud, ära lase endalt tuimaks muutuda. Püüa alati näha, mis on selle infomüra taga tegelikult peidus. Ja võib-olla kõige tähtsam, ühendu lahti. Lüdita ekraanid välja, et luua uuesti side reaalse maailmaga, teiste inimestega, omaenda kehaga, sest tõeline muutus ei toimu kunagi ekraanide taga. Ja lõpetuseks jätangi õhku selle küsimuse. Mida see tänapäeval üldse tähendab olla tõeliselt vaba? Maailmas, mis on ehitatud selleks, et meie tähelepanu hajutada ja meid segadusse ajada. Mida see tegelikult tähendab, et sa oled oma mõtete peremees? Kuidas me saame olla vabad, kui nähtamatud jõud püüavad pidevalt meie taju kujundada? See on vist küsimus, millele me kõik peame tõsiselt mõtlema.